Minu nimi on Helena ja ma tahan sulle natuke lähemalt nüüd rääkida sellest aastasest teekonnast või seiklusest või arenguprogrammist nimetusega Upgrade 2026. Ja selle video eesmärk on tegelikult aidata sul paremini aru saada sellest, mida ma olen tegemas, mis võiks sind ees oodata, kui sa otsustad selle pikema teekonna ette võtta ja kas tegemist võib olla millegagi, mida sa praegu vajad. Kas tegemist võiks olla millegi sellisega, mis ka päriselt aitaks sind edasi. Ja ma usun, et sa oled sarnaselt mulle ja sarnaselt hästi paljudele teistele väikeettevõtjatele juba tutvunud igasuguste äristrateegiatega. Tõenäoliselt oled sa osalenud juba väga paljudel erinevatel koolitustel. Sul on väga palju infot ja teadmisi selle kohta, et mida peaks tegema. Ma olen päris kindel, et sa oled ka proovinud erinevaid asju. Tõenäoliselt oled sa kuulnud ka seda, et asi on nähtavuses ja põhiline asi, mida sa pead tegema, on panustama nähtavusele. Tõenäoliselt oled sa kursis hoidnud ennast igasuguste sotsiaalmeedia turundusstrateegiatega, mis muide muutuvad kiiremini, kui me nendega kohaneda jõuame. Võimalik, et sa oled kuulnud lugusid selle kohta, et nii kui sa nagu AI rongi peal ei ole, siis sa jääd maha, oled mammut, sured nälga. Väga võimalik, et sa oled kõike seda kuulnud. Ma millegipärast usun, et sa oled ka midagi juba püüdnud rakendada. Nüüd tõenäoliselt, kui need asjad sinu puhul väga-väga hästi toimiksid, siis sa ei oleks praegu siin. Tõenäoliselt siis sa juba lendaksid oma kõrget lendu. Nüüd minul endal on selline üsna pikk ettevõtja kogemus. Suur osa sellest varsti juba 16-aastasest teekonnast ei ole ma tegelikult üldse olnud mitte niivõrd ettevõtja, vaid pigem siis ikkagi oma hobi ja kirge muutnud tööalaseks väljundiks ja loonud endale siis lihtsalt sellise töökoha, ehk siis olnud iseenda tööandja. Ja see teekond on mulle igasuguseid erinevaid asju õpetanud. Ma olen püüdnud ka kunagi olla iseendale tööandja meelestatusega tööandja kellelegi teisele. Ja siis lisaks sellele, et ma olen ise seda teekonda hästi pikka aega läbi teinud, ehk siis läbi kolistanud igasuguseid ämbreid ja saanud aru, kuidas tegelikult lapsevanemluse kõrval ettevõtlus on üks parimaid enesearengu vorme. Ja mina täna, olles tegelikult enesearenguga tuttav palju kauem, kui ma seda sõna teadnud olen, ehk siis eneseareng, vajadus ennast mõista, vajadus leevendada mingisugust sisemist valu on saatnud mind juba, ma tahaks öelda, et lapsepõlvest saati. Ehk siis ma olen täna aru saanud, et nagu suur osa enesearengust või sihuke tõeline eneseareng ei sünni kusagil vaakumis. Jah, võib-olla kusagil teraapias on vaja mingi teema nähtavale tuua, aga eneseületus ja tõeline areng, see kõik leiab aset tegutsedes, päriselt elades. Tehes neid samme, muutes mingisuguseid mustreid ja käitumisviise läbi tegude, läbi tegutsemise. Tead ju küll need üliväärtuslikud hetked, kus sa näed, et samalaadne olukord, aga mina olen muutunud ja sa tajud seda vabadust ja võimalust tegutseda, valida teisiti. Ja siin tulebki mängu seesama ettevõtlus. Ehk siis minu enda jaoks tegelikult ettevõtlus on olnud üks väljakutsuvamaid ja tänuväärsemaid enesearengu vorme, sellepärast et kui sa valid areneda läbi ettevõtluse, siis ühest küljest on sul endal võimalik saada selle eest präänikut, raha, parandada oma elukvaliteeti. Teisest küljest on sul võimalik panustada tähendusrikkalt ka välismaailma, teiste inimeste heaolusse. Sul on võimalik luua mingisugust lisandväärtust läbi siis kas mingite toodete või teenuste, läbi selle, mida sa teed. Ja see omakorda täidab ja toidab hoopis teistsugusel tasandil. Ma usun, et ettevõtjana sa tead väga hästi, mis tunne on siis, kui keegi päriselt edastab sulle seda tänuväärset tagasisidet. Ütleb, et mingil moel kas sinu toode või teenus või sinuga koos veedetud aeg on puudutanud, liigutanud, aidanud võib-olla neil lahendada mingit probleemi, tõstnud nende elukvaliteeti, muutnud neid enesekindlamaks, millega iganes sa siis ka ei tegele, eks ju. Et üks on selline materiaalne tagasiside, teine on selline immateriaalne tagasiside, mis on ka väga-väga oluline. Ehkki ettevõtte kütteks on ennekõike raha, siis tegelikult olgem ausad, et meid inimestena, eriti siis, kui me oleme sellised loovad väikeettevõtjad, siis meie jaoks on seal väga palju muud sellist nähtamatut kütet ka,
mis on siis ka enda loov enese väljendamine ja siis ka see selline tähendusrikas tagasiside, et kuule, hei, et aga et mul on võimalik läbi millegi, mida mulle väga meeldib teha, mõjutada ka keskkonda enda ümber, muuta maailma natuke nagu ilusamaks, paremaks kohaks. Ja nüüd me siis tulemegi selle juurde, et mina olen hästi seda meelt, minu selline viimased 11 aastat on hästi tihedalt seotud olnud human design'iga ja mina olen väga tugevalt seda meelt, olles siis väga palju ka ise katsetanud, eksperimenteerinud, põrunud seal, kus teised õnnestuvad, muuhulgas õnnestunud seal, kus võib-olla kõigi eelduste kohaselt peaks ees ootama põrumine. Et mina olen hästi seda meelt, et one size fits all ei sobi kõigile. Ja et jah, on oluline teada seda mängu, on oluline teada selliseid üldiseid selle mängu reegleid, aga samas jällegi on oluline teadvustada ka seda, et mis puudutab meie ettevõtte sihukest sisemist struktuuri, meie tooteid ja teenuseid, välja arvatud mingid erandlikud valdkonnad on ju, mis on siis tugevalt reglementeeritud, aga üldjoontes on sul selles kõiges väga palju rohkem mänguruumi, kui sa võib-olla arvatagi oskad. Sul on väga palju rohkem mänguruumi kõiges, mis puudutab sinu toodete hinnastamist, seda, millist toodet-teenust sa üldse pakud, millistele inimestele, kuidas sa selle kõik ära pakendad, kuidas sa seda kõike sõnastad, milline su koduleht välja näeb, kuidas sa iseennast presenteerid, millist sõnumit sa edastad, millistes kanalites sa seda edastad. Sul on väga-väga palju mänguruumi. Ja minu enda jaoks sihuke 2025 oli teatud mõttes mitu sammu tagasi, selleks, et ehitada selline teistsugune vundament, mingid asjad ümber hinnata, saada aru, millega ma tahan edasi liikuda ja muuhulgas tegelikult aasta 2025 oli ka see koht, kus ma võib-olla täiesti uue tahu alt pöörasin jälle rohkem tähelepanu enda mingisugustele uskumustele, alateadlikele lugudele, sellele, kuidas need mõjutavad seda, mida ma teen, mida ma jätan tegemata, kus ma võib-olla hoian ennast tagasi, kus ma võib-olla ikkagi tunnen, et ma peaks kuidagi normaalsem olema või tegema nii, nagu teised teevad. Ehk siis töö minapildiga, et üks osa sellest aastast on hästi palju töö sinu minapildiga, sinu uskumustega, sinu mindset'iga. Ma usun, et sa oled sellest väga palju kuulnud juba. Et kui oluline on sinu minapilt ja kuidas tegelikult sina oledki selleks klaaslaeks oma ettevõttele. Sinu uskumused, see, mida sina pead enda jaoks võimalikuks, mida sa ei pea enda jaoks võimalikuks. Nüüd tõenäoliselt oled sa kuulnud ka hästi palju selliseid lähenemisi, et ma ei tea, et räägi endale uus lugu, on ju, et sisuliselt seisa peegli ees ja räägi endale afirmatsioone. Mina olen täna seda meelt, et see ei toimi. Et tegelikult on oluline nähtavale tuua need alateadlikud lood, Jungi absoluutne klassika, et senikaua, kuni sa ei too alateadlikku nähtavaks, ei muuda alateadlikku tajutavaks, nähtavaks, selgeks, siis see paratamatult juhib sinu elu ja sina nimetad seda saatuseks. Ja eriti võib see sinu jaoks olla teema siis, kui sa juba näed enda ettevõtmises mingisuguseid korduvaid mustreid, et nagu kuidagi läheb ja siis jälle tuleb kas mingisugune, teed ise halva otsuse või tõmbad ennast lavalt tagasi või saboteerid ennast, jääd haigeks, mis iganes, teed lolle valikuid. Et väga võimalik, et sa oled juba näinud mingisuguseid korduvusi oma ettevõtmises ja sa saad juba aru, et asi ei ole puhtalt ainult selles, et tee rohkem või tegutse rohkem. Ja mul endal käib mingisugune hästi sihuke sisemine jõnks läbi sellega, et praegu põhirõhk tundubki olevat eeskätt ka ai tulekuga. Ja ma ei ole ai pooldaja ega vastane, pooldaja ma kindlasti ei ole, otsene vastane ka mitte, aga ma olen seda meelt, et eriti kui me räägime loovatest tegevustest, siis teatud mõttes me ei peakski loovate ettevõtjatena niivõrd nagu püüdma konkureerida a la Hiinaga, on ju, masstootmisega, vaid et meie asi on ikkagi panustada kvaliteedile ja sellele, mida ainult meie, mina, sina, mida ainult meie saame enda valdkonda tuua. Ja igasugused sellised one size fits all tehnikad kipuvad selle ära tapma. Ja me hakkame muutma ennast samalaadseks, kopeerima kellegi teise edulugusid, võtma üle seda, mis teiste puhul toimib ja siis me loome sellist samalaadsust juurde. Ja siis põhirõhk paratamatult lähebki kvantiteedile, mitte kvaliteedile. Ja mina selle aastase teekonnaga ühest küljest tahangi aidata sul nähtavale tuua mingisuguseid alateadlikke lugusid, uskumusi, mõttemustreid ja hakata neid mitte vaakumis lihtsalt üle kirjutama, vaid muutma neid läbi tegude, läbi tegutsemise. Ja muutma sellisel tasandil, kus sa tegelikult lahendad ära ka selle loo, mitte lihtsalt ei räägi endale uut lugu peale, ei ürita sellise võib-olla vesiliiva peale ehitatud vundamendi peale hakata püramiidi ehitama, vaid et kõigepealt, et selle vundamendi korda alles siis hakkad ehitama sinna peale seda, mida sa päriselt ehitada tahad.
Ehk siis üks osa sellest teekonnast on hästi tugevalt seotud sellise minapildiga ja minu vaatest selline süsteemne lähenemine konstellatsioonide pool, noh ka süsteemne pereteraapia, et see annab tegelikult võimaluse väga hästi nähtavale tuua mingisugused süsteemsed lood, korduvused. Ja Human Designist on meil võimalik tuletada väga hästi need vajalikud juhised, kus sa mitte ei hakka endale jälle mingit uut lugu, kes teab kust tuli, peale rääkima, vaid et sa hakkad õppima iseennast tundma ja hakkad õppima ennast jälle usaldama. Sa hakkad õppima ennast läbi elamise, läbi kogemise. Ehk siis üks osa sellest teekonnast saab olema töö minapildi uskumustega, selle kõige avardamine, paljude asjade kahtluse alla seadmine ja enda võimalikkuse avastamine. Nüüd lisaks sellele me otse loomulikult teeme tööd siis sinu ettevõttega, selle elus organismiga, mille sa loonud oled. Vaatame üle, millise seemne sa sinna sisse oled pannud, mis sul seal sellest, mis kumab läbi nendest saiakestest, mida sa oma taignast küpsetad. Et siin on selline võib-olla pikem taustalugu, ehk siis tegelikult see, millise kavatsusega sa teele lähed, väga paljuski mõjutab just nimelt seda, mida sa siis nii-öelda kasvatad või mis sa segad sisse taignasse, millest sa neid pirukaid küpsetama hakkad. Kui sa lähed teele näiteks vajadusega, ma ei tea, ellu jääda, et sa hakkad tegema äri selleks, et lihtsalt arved ära maksta, siis suure tõenäosusega hakkab see ellujäämise dünaamika kogu aeg ka läbi kumama sinu ettevõttest. Ja see on see, miks ma tegelikult tahangi iganädalastele kohtumistele juurde liita sellised konstellatsioonipäevad, kus me tegelikult ka praktiliselt kogeme läbi, tunnetame läbi, toome mingid asjad nähtavale, toome need nähtavale nii, nagu meil verbaalselt oleks seda keerulisem teha. Ja siis samamoodi iganädalased kohtumised, ma tean, et see algusest kõlab nagu kuidagi hästi hirmutavalt ja olgem ausad, minu enda jaoks tekitab ka see aasta sihukest elevuse, ärevuse kombot, aga sellise human design sakraalse tüübina ma juba tean, et see on sihuke hea kombo. See tähendab seda, et ma ei suhtu sellesse kergekäeliselt, samas tegemist on millegi minu jaoks õigega ja loodetavasti siis sina minuga siin praegu neid minuteid koos veetes saad ka aru, kas tegemist on millegiga, mis kõnetab sind, mis aitaks sind ka edasi. Iganädalased kohtumised. Kui ma poleks seda varem teinud, siis tõenäoliselt jääksime uskuma seda ja päriselt paljud inimesed on mulle öelnud selle peale, et seda on liiga palju ja kes see ikka saab ja kes see jaksab ja kellel seda aega on. No alustuseks olgem ausad, et ei ole aega on meie kõige levinum vabandus ja väga tihti me lükkamegi edasi olulisi asju, lihtsalt sellepärast me kardame neid teha ja kasutame vabandusena seda, et pole aega või pole raha. Eestlaste 2 kõige levinumat klassikat. Ja siis tuleb tervis mängu. Et iganädalased kohtumised on hästi hea viis hoida ennast lainel. Ja püsida lainel ka siis, ma usun, et ka sinu puhul sa võid saada justkui nagu hea hoo sisse, siis tulevad need mingid enesekahtlused, enesepisendused, asjad ei lähe nii, nagu sa oled lootnud, ei edene nii kiiresti, tulevad mingisugused takistused ja siis on nii lihtne kuidagi nagu ära vajuda. Jääda nendesse mingitesse lugudesse, muremõtetesse, kahtlustesse kinni. Iganädalased kohtumised, ma olen teinud neid suviseid ettevõtjatele mõeldud teekondasid, siis Zoomis ja iganädalaselt 3 kuud. Lisaks sellele ma olen teinud 2 sellist aastast trippi, mis on rohkem sellised human designi põhised, transiitide põhised. Ja selle ajastuse asja tahan mina ka sellele teekonnale sisse tuua, et kuidas ära tunda seda õiget ajastust, millal tegutseda, millal kuhu tähelepanu panna. Aga ma olen seda teinud, ma olen teinud 6 päeva tagant Zoomis kohtumisi, ma olen teinud iganädalaseid kohtumisi ja minu enda jaoks on see olnud ülihea viis, kuidas püsida lainel. Ja ma võin sulle saladuskatte all öelda, et tegelikult sina loova väikeettevõtjana oma mingite väljakutsete ja teemadega sa tohutult pakud ka mulle inspiratsiooni ja tegelikult kogu see minu selline 2025 vundamendi ehitamine, et ka mul on mingisugused uued unistused, uued visioonid, uued sihid, midagi, mida ka mina tahan hakata uutmoodi ehitama 2026. Mis tähendab seda, et ma tahan ka sinuga jagada, et ma mitte ei tule ainult nii-öelda nagu targutama ja sinuga teadmisi jagama, vaid et ma võtan ise ka ette selle teekonna. Ehk siis mul on natuke sihuke oma kasu ka sees, et ma tahan ka ise püsida lainel. Ja samas ma tahan sinuga jagada ka võib-olla mingid sellised väikesed killukesi, mida ma tavaliselt oma teekonnast olen jaganud ainult enda siseringiga, nende lähedaste inimestega. Ja samas jällegi, mis on oluline, millest võib sul ka kasu olla. No tead kõik see, millest hiljem saab see integreeritud tarkus, mida ma siis jagan avalikumalt, aga tavaliselt kogemuses sees olles, kui ma jagan seda, siis ma jagan seda ainult kaasteelistega. Teatud mõttes sinust võib siis saada üks selline kaasteeline ka minu jaoks.
Ehk siis iganädalased kohtumised, tegelikult see selline 1,5 tundi on hästi hea viis nädalale hoog sisse saada, püsida lainel, mingid asjad nähtavale tuua ja paljuski see teekond hakkab kujunema tegelikult sellisest grupidünaamikas nähtavaks tulnud teemadest. Et on mingisugused asjad, millele ma tean, et ma tahan selle aasta vältel tähelepanu pöörata, sest et need on olulised. Needsamad eneseületuse kohad, ka seesama nähtavus, mida ma põgusalt mainisin, et see on ohtlik ja väga tihti me tegelikult kardame kõige lähedasemate inimeste hinnangut, hukkamõistu. Me võrdleme, see kõik hoiab meid tagasi. Ja tihtipeale me võib-olla ka loome midagi üliägedat, aga siis me ei julge seda maailmale näidata või siis hakkame kusagil nagu võib-olla perfektsionismi najalt asju üle lihvima ja magame maha selle õige ajastuse. Et see kõik on hästi aktuaalne, hästi teema. Lisaks sellele ma tahan sellele teekonnale, need iganädalased kohtumised on ju, come on. Esiteks olgem ausad, et need 1,5 tundi on meil tegelikult võimalik kõigil leida. Sest et kui me vaatame oma screen time ja sotsmeedias veedetud aega või niisama raisatud aega, siis 1,5 tundi on võimalik alati leida. Nende 1,5 tunni aja vältel ma tahan anda igale osalejale sihuke 1-2 minutit aega jagamiseks, mis tähendab seda, et sa saad ka ennast väljendada ja siis seal saab olema ka mingisugune sihuke nagu teoreetiline tükike, on ju, mis siis käsitleb sinu mingit osa human designist või süsteemsest lähenemisest, kuidas iganes see siis nüüd täpselt hargnema hakkab. Enne koolitust me saame sinuga kokku, paneme natuke kaardistame ära selle, kus sa oled, kus ja millega võiksid sa teele minna, mis võiks olla esimene samm. Teen sulle sinu personaalse human design raamatu, midagi, mida sa saad selle teekonna vältel hästi palju sellise isikliku manuaalina kasutada, kus sa saad neid killukesi siis meie erinevate teemade külge noppida. Siis on needsamad konstellatsioonipäevad, mida ma sulle juba mainisin ja sinna juurde ma tegelikult tahaksin tuua sisse ka mõned teised minu head tuttavad oma valdkonna spetsialistid, kellega oleks võimalik läbi teha sellised hästi praktilised päevad. Et olgem ausad, tegelikult täna lisaks sellele, et on oluline, et see, mida sa teeksid, oleks hea ja kvaliteetne, lisaks heale kvaliteetsele tootele, teenusele, on sul vaja seda ka presenteerida ja mida enam aeg edasi, seda rohkem tegelikult inimesed ei taha lihtsalt näha mingit ilusat pakendit, vaid tahavad teada ka, kes on see inimene selle mingisuguse toote, teenuse, firma, organisatsiooni taga. Ehk siis üha olulisem on tegelikult ka sina oled üha olulisem ja üha olulisem on ka tegelikult see, et kuidas sina presenteerid ennast, kuidas sa edastad oma sõnumit, kogu see sihuke eheda, sulle omase loomuliku eneseväljenduse värk, millistes kanalites ja kuidas sa seda kõige loomulikumalt teed, kuidas mitte ära kaotada enda isikupära ja individuaalsust kogu eriti sellel AI ajastul, kuidas mitte kaasa minna kogu selle masshulluse ja mingisuguste trendidega, sellepärast et trendid tulevad ja lähevad ja ma usun, et sa tead, et trendiga võib-olla lühiajaliselt võib küll rikastuda, aga pikas perspektiivis sa seal midagi püsivat üles ei ehita. Ehk siis praktikapäevad ja sellised praktikapäevad, mis tegelikult keskenduvad hästi palju eneseväljendusele, kaameratööle, võimalik, et ka kirjutamisele. Ma tahan tegelikult päris palju rõhku panna ka kehakeelele, et sellele, kuidas tegelikult ka meie keha, ka videos kui ka päriselus räägib hästi palju. Et kuidas nagu neid asju enda puhul märgata, teadvustada, mitte lihtsalt kukkuda enesekriitikasse, vaid kasutada õppematerjalina. Kuidas võib-olla nagu märgata ka mingisugust kehakeelt teiste puhul, kuidas olla teadlik ka sellest, et kuidas teised näevad sind. Üks asi, mida ma kindlasti konstellatsioonipäevade raames teha tahan, on needsamad praktilised harjutused, need enda pimealad, et millisena teised sind näevad, mida sa võib-olla iseenda puhul üldse ei märka. Ja et kuidas seda kasutada just nimelt mitte lihtsalt enesekriitikaks, et et näed, kõik teised on paremad ja mina olen siin kuidagi kehva, vaid siis sellise kasuliku õppematerjalina, et mida parandada, mida arendada. Ehk siis lisaks iganädalastele sellistele Zoomi kohtumistele, lisaks sellele, et ma tahan luua ka sellise grupi, kus sul on võimalik põrgatada oma ideid, võib-olla testida mingisugust toodet ja teenust. Et tegelikult teatud mõttes aastaga nagu kokku kasvatada sihuke punt ägedaid loovaid väikeettevõtjaid, kes mõtlevad teisiti ja on valmis tegutsema teisiti ja ei taha mitte ainult enda heaolu arvelt mingisuguseid numbreid saavutada, vaid tegelikult tahavad ennast loovalt väljendada, tahavad teha midagi, mis tundub hästi lihtsa, hästi loomulikuna ja saada selle eest siis ka vääriliselt tasustatud ja muuhulgas luua sellega väärtust ka teistele inimestele. Ehk siis sihuke teadliku ettevõtluse teekond.
Ja ma väga loodan, et sellest kujuneb ka selline kokkuhoidev keskkond, kogukond, kus on erinevate annete oskustega inimesed, kellega saab omavahel põrgatada erinevaid ideid, võimalik, et siit sünnib ka mingisuguseid koostöid ja kus me saame tegelikult kõik siis teatud mõttes kasvada, areneda. Ja eesmärk ei ole mitte sellisel pea silitamisel, toetamisel, vaid just nimelt sellele, et okei, läks tuksi, otsime lahendust. Okei, nii ei saa, aga kuidas saaks? Okei, võib-olla see ei ole nii hea, aga mida võiks teha paremini? Ehk siis selline objektiivne, aus tagasiside, aga hinnanguvabast kohast. Ja siis need igakuised kohtumised, kus ei ole mingisugust kohustust osaleda, needsamad konstellatsioonipäevad, teemapäevad, praktilised teemapäevad. Ma päriselt usun, et selline töö kaameraga, kaamera ees ennast vabalt loomulikult tundmine, enda sõnumi edastamine, no nagu sa näed, siis mina ei suuda näiteks mingi prompteri pealt asju maha lugeda, ma ei suuda kunagi neid asju ette kirjutada, ma olen selles vallas hästi spontaanne ja ma olen õppinud seda tegema nii, nagu ma teen. Isegi siis, kui ei ole ülihästi struktureeritud ja ei ole nii, nagu teised teevad, siis mina teen oma asja. Ja seesama enesekindluse pool, see kogu see selline kehahoiaku, kehakeele pool, eriti teema siis, kui sul on vaja teha mingisuguseid riile, videosid, kui sa teed võib-olla mingit virtuaalset sisu, väga-väga teema siis, kui sul võib-olla virtuaalse sisuga on meil mugavalt, aga sul on vaja ka inimeste keskele minna, võib-olla kusagil esineda, võib-olla ennast presenteerida, pakkuda oma toodet-teenust kusagil. Ja olgem ausad, täna me tegelikult oma igapäevaelus, eriti Eestis tegutsedes, väga palju oleme oma ettevõtmiste visiitkaardid, mitte ainult mingitel sündmustel, vaid igapäevaelus, oma otsustes, tegemistes. Ma olen täiesti kindel, et ma panen sind palju rohkem liigutama ja trenni tegema, oma keha eest ka hoolitsema selle aasta vältel. See on oluline, sinu füüsiline tervis on vundamendiks, eriti siis, kui sa oled väikeettevõtja, siis sa tõenäoliselt juba tead seda, et nii kui sina lähed rikki, läheb rikki sisuliselt kõik ja kui kõik läheb rikki, siis üsna kähku on sinu majanduslik heaolu ka rikkis ja siis on kõik täitsa tuksis. Ja tegelikult see on ka miski, kust ma tahaksin aidata ka sul liikuda edasi, et sinu ettevõtmine ei oleks ainult sina vahetamas oma oskuseid, teadmisi, oma energiat, oma aega raha vastu, vaid et kus sul oleks võimalik luua ka mingisugune teistsugune vundament, et kui sinuga ka midagi juhtub, siis ei tähenda seda, et su äri on kohe tuksis ja põhjas kuu või paariga. Ehk siis umbes midagi sellist olen mina nüüd kavandamas, ehk siis umbes midagi sellist saab nüüd alguse 2. märtsil. Ja kui see on miski, mis võiks sind kõnetada, ma olen selle nüüd palju põhjalikumalt ja struktureeritumalt lahti kirjutanud selle Upgrade 2026 kirjelduses, mis tähendab seda, et ma väga soovitan sul võib-olla silmad üle lasta, et millised teemad täpselt, kuidas täpselt. Aga ma väga loodan, et nüüd nende 20+ minuti vältel, mis me oleme sinuga siin koos veetnud, saad sa paremini aimu sellest, et mida ma tahan teha, millist praktilist mõõdet ma tahan siia luua. Ma ei hakka sulle andma mitte mingisuguseid suuri lubadusi, et mis sa nüüd kõik ära teed ja mis sa saavutad ja 10-kordne kasv ja värgid. See on sinu teekond, sina, you versus you, on ju. Et sina iseendaga, sina ületamas iseennast, sina ületamas seda, mis on varem olnud sinu jaoks võimalik. Kuhu sa täpselt aastaga jõuad, sõltub väga paljuski sinust, sõltub sellest, millise materjaliga sa tööd teed, kust sa alustad ja otse loomulikult sellest, millise sihi sa endale sead ja tegelikult selliste mõõdetavate sihtide seadmist ja väikeste eduelamuste tähistamist ma tahan sulle ka õpetada. See on ülioluline, vastasel juhul sa seda mängu pikaajaliselt mängida ei suuda. Et kui sa lähed ainult nagu nii-öelda püüdma Evereste, aga sa ei tunnusta ennast väikeste edusammude pärast, siis sa kogu aeg ei ole ikka veel kohal, ei ole ikka veel kohal ja siis see jõud raugeb. Ja samamoodi, et kuidas siis nagu seada ka neid väikeseid mõõdetavaid sihte, võib-olla nädalaks, võib-olla päevaks, et tunda seda eduelamust, et aeg ei kaoks musta auku, eriti tänapäeva müra rohkel internetiajastul. Ja kuidas ennast premeerida, kuidas, see on nii nõme sõna, aga distsipliini harrastada, sellepärast et see on oluline. Meil eriti siis, kui sa toimetad üksi või sinust sõltuvad teised inimesed, siis see on oluline. Distsipliin on oluline, harjumused on olulised, mitte ainult ettevõtjana, vaid ka sina isiklikult. Et see kõik. Ehk siis loe läbi kirjeldus. Kui tunned, et see on miski, mis võiks sind kõnetada, kutsuda, siis oled täiega teretulnud ja näeme juba
no tegelikult me näeme suga juba siis Zoomis enne 2. märtsi, aga kohtume suga privaatselt Zoomis ja stardime juba 2. märtsil. Oleks täiega äge sind ka näha.